Nüüd on see päev, kus Ester läks muuseumisse ja ütles, et Jaan, mine ise oma vupsikusse. Mida ma nüüd teengi. Ja siis mingi suht suvaline koht, ma ei tea, kuhu ma jõuan. Aga siin on päris ägedad mäed. Ma ei tea, kas siin on näha. Ja seal on kellegi ketsi. Ja seal on äge mägi. Mingi sein nagu läheks. Sellega ma lähen natuke nagu kõrgemale ja siis vaatame, mis siin saab. Midagi, mida ma pole varem näinud, on vesi põhjas. Seletab, miks see nii roheline on. Aga reaalselt see on esimest kord, kui ma selle 10 päeva jooksul näen mingit vett jões. Või noh, joas. Jõeks seda nimetada on raske. Aga täiega roheline. Nagu džungel. Apelsinid ja värki. Nii kui nagu ikka jookseb toru ka läbi, mis toob vett kuskilt ülevalt. Iseenesest väga keeruline ei ole. Aga päris järsk on. Sealt ma tulen. Sinna ma lähen. Peab vist väikese joogipausi tegema. Väike vari ka. See on muidugi lahe, et siin on mingi kivi. Seal on mingid mäed. Ja siin on kellegi kodu. Rääkige veel hispaanlastest kui sotsiaalsetest loomadest. Ja hullem kui eestlased, vaata kuhu ta põgenenud on teiste inimeste eest. Äkki see ongi nagu eestlastele hotell siin. If you are from Estonia, you want to have a relax and escape people. Keegi jookseb raisk. Come here. Mingid sisalikud trambivad niimoodi põõsastes. Hirmus hakkab. Keegi hüppas vette. Läheme sellest eestlaste puikast edasi. Näe, seal on see eestlaste puika. Siin on mingi super eestlaste puika. Veel kaugemal peidus. Ma ei tea, kas seal tuleb midagi veel eraldatum. Või on nüüd ühel pool. See on see supereestlaste putka. Ja nagu võikski arvata, seal on ultraeestlased. Ultraortodoksaalsed eestlased. Võimalikult kauge, võimalikult kõikidest inimestest. Ma arvasin, et need on ultraortodoksaalsed eestlased. Aga tundub, et seal on mingi tee kõrval. Ja siin igatahes on mingid vanad ehitised. Üldiselt, kuna mu idee oli, et ma jõuan kuskile, kus ei ole mitte kedagi, siis see, et on kellegi majakesed. Ma ei tea, mis see on. Oi. Kitsed. Majakest ei ole, aga kitsene. Siis ma ilmselt lähen tagasi. Aga selles mõttes on ikkagi lahe, et mingi suvalisest
otsast keerad ära, sõidad veits ja siis tän. Ja siis oled juba siukses maastikus. Äge ju. Tein kohe pilte ka, see on nagu huvitav. Mis asi see pidi olema, et kivid lihtsalt jäid seisma niimoodi üksteise peale. Raudselt keegi tuli kohale ja ehitas ekskavaatoriga. Siia sõitis kiirelt. Väike lahe jalutuskäik. Ilusad mäekesed, pilvekesed liiguvad, orukeses. Värske õhk ja sisalikud. Mida veel üks süda ikka. Lähme autosse. Sinna. Räägime veel stereotüüpidest. Kõndisin alla siia kuskil seal võsas palmi all onu ja 2 pihvi. Onu pildistab tüdrukuid. Noh, siuke täiskasvanud onu, ütleme nii. Mõtlesin, kurat, et kui siin kuskil veel parklas on rikas auto, see on raudselt mingisugune tüüp, kes oma sissetulekuallikat reklaamib ja võttu ja nõu. Täitsa peks. Nojah.